Oh my god. It's gone. Hei hopsti, Kentuki lõvid. Ilusti kenasti on kätte jõudnud meeletu suvi. Kaunist on, tõesti ta on, ütleme niimoodi, et palavad ilmad on tõesti, isegi mul püksid on jalas, aga meil pole aluspükseta igale poole, kuhu minema peab. Vahepeal on juhtunud nii mõndagi. Nimelt, kui te panete tähele, siis see kaamera lens on must. Praegune kaamera on paranduses, kuna see mikrofoni sai tal otsa. Aga fotopoint on alati mulle igatepidi vastu tulnud. See pole nüüd kuidagi brändid, aga nad on usaldanud mulle järjekordselt midagi väga kallist. Nimelt drooni. Nagu te teate, eelnevalt ei ole meil kõige parem õnn olnud nende droonidega. Droon kukkus alla. Lootust on tegelikult nagu droon lenda. Väike progression. This works now. Need on suhteliselt väike. Pane siia peale, vaata. Ma saan aru küll, seda drooni saab mul ilmselt usaldada, sest et seda on ilmselgelt võimatu. Võimatu. Ma ütlen veel kord, võimatu. Katki sõita kõikide nende tulede vilede pärast, mis selle küljes on, nii et opeti, koju. Küsimus, kas sa pakkisid mulle püksid kaasa? Sul on jalas püksid ju? Aga aluspükse pole. Püksid poole, sa seda nalja tahtsidki teha või? Et sa saaksid selle laulu siia vahele paned, sul poole aluspükse, mul poole. Aga nagu kas... Mis on midagi rohkem näinud? Mis ta? Siin see kõik on, siin on see möll, see tuleb paigutada nüüd kuidagi moodi mulle siia kotti. Näe, Bella, kas sa tahad oma muud pusa ka või? Good boy! Paigutame nüüd kõik asjad see kotti ära ja siis hüppame välja kuskilt. Niivis enne veel, kui me saame kõiki selle drooniastega tegema hakata, oleme me tulnud poodiga sõitma. Teeme shotid. Julguse shotid ka veel. Noodi. Cheers. Noh, ei olnud midagi hullu nii hullu või? Lahja natuke, jah. Niiviisi see on nüüd siis Bella esimene kord paadiga sõita ka veel. Ärge muretsege, meil on Bellal olemas päästevest ka. Kõik on turvaliselt päästevestidega. Las ta läheb korraks, hästi korraks. Ma ei lähe. Ma hüppan tal järgi, kui väga vaja. Ta on siin kõrval, ma hoian kinni. I got this! Mul saab ka kaameraga otsa! I got this, don't worry! Ui, otse! Tal saab kohe oksaga vastu pead. Järgmine oks tuleb. In 3, 2, 1. Bella chillib rahulikult. Vaadake seda jälge, kui on tulnud Kallas, järgmine Kallas. Sa panid Endo Mondo ka tööle, jah? Jaa. Sest sa oled ikka eriti sinka-vonka pannud siin. Oota, järgmine oks! Ütlesid otse tuleb panna kogu aeg. Järgmine pilliroog, no täitsa perses. Martin! Nüüd otsa. Oot. Ma keeran otseks ära. Niiviisi, kaamera on täis laetud. Me oleme siin natuke chillinud ja relaxinud. Aeg on võtta nüüd see asi vahva siit käest välja. Bella tuleb kappi või? No nii. Vaat seda. Nükki nunnu. Kas saab sulle kuidagi moodi siit lendu või ei saa? Mul ei ole vaja teada, mis need upud teevad. Ma tean juba. Okei, tutorial complete. Kui sa vatsa paneb, siis meil on vähemalt olemas clickbait. Väga kallis clickbait, aga meil on ka siis olemas clickbait. Move away from the source intermainland interproxim rotate aircraft horizontally. Oh my god, mul nina jäeti sõna. Your aircraft is enter the enhanced warning zone airport. Yes, I wanna agree to things. Saad sa aru, siin on mingi asi ees. Agree, I wanna agree. Can't agree. Very nice. First flight successful. Küllaga plaksutab. Täiesti tekkis. Linnud ründavad! Mine hulluks! Anna andeks. Ma lihtsalt kujutad, et see tuli seal. 2 lindu tuli ründama praegu. Ma ei julge rohkem praegu sõita. Uus päev on saabunud, mis tähendab seda, et proovime uuesti. Lähme natukene Tallinnast eemale ka. Tuled siia või? Tuled opati. Talle meeldib siin täiega väljas passida meiega, siis me niimoodi vahepeal veedamegi. Siin õues Bellaga aega. Tere tulemast! Kaamera nõus! Switchime sinna üle, näe, vaadake. Vahva, kena, kaunis. On valmis, Nii ta siis läheb siis. Nii te lähete kõrgele kaugele. Holy mother of god. Okei, ma vaan nüüd lennutan. Vaatame, mis siit saab.
Niiviisi, ma nüüd panin natukene siin õhus korraks käisin ära. Proovin siin neid active track'i, panin track'ima ära. Siin ta nüüd vaata minule, läheme vaata. Tuled mul järgi. Okei, tule, läheme sinna poole ka. No nii. Tuleb niimoodi. Jookseme su eest ära. Jookseme eest ära. Tuleb järgi. Tulebki järgi. No tere tulemast. Tule siia. Tule. Nonii, 2 patareid nagu naksti. Tühjaks sõidet. Lihtsalt niisama, ega loomulikult mitte midagi. Head nahkasid ei tulnud, sest et reaalselt ma proovisin kõiki neid mingid feature'id. See on ju nagu tegelikult nagu iPhone, mis lendab. See on sama väike kui iPhone. Lens on ka nii väike. Lähme nüüd koju ära. Niiviisi ma olen nüüd tulnud koju, ma olen siin vaikselt tegelikult streami tööle pannud. Ma olen sõltuvuses. Ei, need ei ole narkootikumid. Ei, need pole naised. Ei, need on arvutimängud. Ja ma olen arvutimängud sõltuvuses. Sellepärast peab lõppema ära kõik. See siin peab jätkuma, seda peaks rohkem tegema. Et ma ei oleks arvuti taga, sest et isegi kui ma ei tee streami, ma mängin konstantselt kogu aeg arvutimänge. Nii, hommik varaääre, ma panin kella 4-ni vist veel oma nende modedega koos selle, et ikkagi see viimased mänguks saad, mänguks saaks mul mingi 3 tundi üleval ja nüüd reaalselt Liina saab nüüd kaamera, kuidas tuleb montaaž või ta räägib või mis eks ta otsustab? Põhimõtteliselt mina võtan nüüd edaspidi Martin vlogi üle, et see ei ole küll Martin pluss Liina vlog, aga ma võin käituda täpselt nii, nagu Morti Holmlik käitub. Ilusti kenasti on kätte jõudnud rööde. Ma olen nagu Offspringi laulja. Aga ma ei katsu lastakse või? Kõige veidem, ma ei mäleta, millal mul oli niimoodi. Oh my god! Oh my god! Oh my god. Ma suu kinni panen, muidu kukub suu mulle. Niiviisi, enne veel, kui me saame asuda jutluse juurde rääkimaks, miks niimoodi läheb, lähme vaatame, kas me saame mu kaamera kätte. Lubati, et täna kella 5 on see kohal, kell on 3. Ma loodan, et natuke varem on juba kohal. Et lähme vaatame, kas ma saan oma kaamera kätte. Nii. Super, suured tänud. See on ju e-mount, kas saaks vaadata lähemalt? Jaa, ikka. Test 28, 17. 28, 17. No nii, viisib, paneme nüüd selle ilusti paika ära. No nii. Ma oleks nagu nükene YouTuber, kes istub oma valge seina taustale maha teeb nüüd. Mul on teile midagi rääkida. Kinda nagu on ja kinda nagu te, nagu kes te olete OG-d, siis te teate. Ma olen seda tegelikult päris pikalt edasi lükanud. Ma oleks pidanud kogu aeg, mul on läbi elu räägitud, et ma peaksin endal juuksed maha lõikama. Kõik juuksurid alates on alati rääkinud, et see on nagu asi, mida võiks teha. Mu ema on rääkinud, mulle Liina on rääkinud, kõik on rääkinud seda. Aga nüüd ma olen oma elus sellises kohas, kus ma suutsin võtta vastu selle otsuse, et ma ei pea kartma seda, et ma näen kuidagi moodi nagu mingi oh my god, sest et või nagu, sest on keeruline seletada. Sest et ma olen terve elu tegelikult kartnudki, et nagu ma olen kasvatanud juuksid, et nii-öelda natukene nagu varjata seda, mis toimub. Tegelikult, kui ma võtan mütsi peast ära, mitte midagi väga hullust üle. Näete? Tadaa! Ei ole kiilakas! Ei ole kiilakas, mul on täiesti olemas juuksed. Kui te tahate juba ära klikkida, tahate long story short, siis ma ütlen, ma lõikasin juuksed sellepärast maha, et ravida oma psoriaasi nüüd, kui me lähme mõne nädala pärast Türki. Aga pikk lugu on see, et tegelikult juba väiksest peale lapsena tuli välja, lõi välja mul psoriaas, mis on siis pärilik haigus. On väiksest peale inimesed päris palju arvanud, et see on võimalik, et nad võivad kuidagi moodi. See võib nakatuda. Seda enam olen ma väiksest peale hoidunud sellest. Liina, on sünnipäev. Kus ma jängi nüüd? Igast väikse lapsena juba. No, mul on olnud see, nagu on olnud hullemaid perioode, kus mul on väga hull see ja on olemas nagu veits kergemaid perioode. Nüüd, kui ma olen nagu natuke suuremaks kasvanud, ma olen nii-öelda natukene nagu sest välja kasvanud. Lapsena oli mul see tõesti väga hull. Võib-olla ma mäletan, et see oli nii palju hullem, sest et ma ise pöörasin sellele nii palju rõhku ja ma ei olnud võib-olla nii enesekindel, kui ma tänasel päeval olen. Et see defineeri mind. Kunagi see haigus tõesti defineeris mind. Ja mul ei mäleta, mul oli otsa ees oli täiesti hästi palju seda ja mul olid pikad juuksed sellepärast, et seda siit eest kinni kanda, et keegi ei näeks seda. Ja mul olid peapaelu kandsin niisugused, et siit see nagu aru ei saaks, et mul siin nagu niisugune punane osa on. Siiamaani vahetepeal on näha, et mul siit nendesse kohtadesse mul tekib ja kui te näete, et mul nägu punetab ka, siis tähendab ka seda, et suure tõenäosusega on nagu natukene nagu seda jälle välja löönud. See lööb mul välja
tavaliselt just talvisel perioodil, aga sellepärast ma olen ka rääkinud, et miks ma nagu natukene oma mingit piimatoodete söömist piiran, sest et see on väga palju aidanud. Mis sest, et ma ikkagi patustan, ma siiamaani armastan pizzat, aga lihtsalt ma olen inimene ja ma tahan ka teha lollusi. Kui ma tahaksin tõesti või kõike seda kontrolli alla võtta, ma peaksin väga hullusti oma dieeti muutma. Nüüd, mis asi see psoriaas on? See on tegelikult väga lihtne haigus, kus su keha arvab, et need kohad sul nahas on katki ja nad peaksid nagu kiiresti uuenema. Ja see ongi nagu see, mis tekitab niisuguse ketenduse, näed, mul siin küünarnukkidel siin, terve pea on täis ja kõige paremini selle vastu minu puhul aitab päike. Ja sellepärast ma käin vahetavalt solaariumis, üritan mitte seda teha, sest nagu näha, hakkan igalt poolt juba vanemaks ka minema, kuna 30 läheneb ja mida rohkem sa endale päikese tämmi teed, seda rohkem ta on, et ma olen üritanud igatepidi muud moodi teha, aga mis teha? Päike on see, mis aitab. Ja nüüd lõikasingi juuksed sellepärast maha, et päike pääseks ka siia pähe, sest et mul on peas läinud läbi aegade nüüd väga hulluks, kuna see on suuresti seotud ka närvipingega, siis viimase paari aasta jooksul on neid närvipingeid olnud päris palju, mis sest, et ma saan teha seda, mis mulle meeldib, on mul ikkagi niisugune nagu asi. Väga paljud inimesed ilmselt nagu tahaks öelda struggle ivad, aga mis on see? Võib-olla vaevlevad või natuke mõtlevad samamoodi, et neil on mingisugune nagu viga endaga. Ja ma tean, et noorena ongi selline olukord, kus sa tunned, nagu, et see asi defineeribki sind, siis tegelikult see ei pea sind defineerima. Ma olen 28, vaadake, ma olen 28, ma võtsin alles nüüd julguse kokku. Bella, tule siia, sa oled niikuinii, sa oled igalt poolt, ma olen sinu karvadega koos. Näed sa? Mul on koer, mul on naine, kõik asjad saavad juhtuma, mis elus peavad juhtuma, mitte midagi ei juhtumata, mis iganes sul kunagi viga poleks. Kui sul on võimalik võtta kätte oma tervist juba tänasel päeval, siis miks mitte seda teha kohe praegust? Endal tuleb ka pisar silma. Kas ma jätsin midagi rääkimata, Liina? Sa ei tea, sa käisid enamus aega kuskil ära. Liina tõmbab oma videot, peaks ka vaikselt lõpetama oma asjad. Kui midagi jäigi natuke lahtiseks, mis kuidas moodi, kirjutage alla, ma üritan neid kommentaare pinnida või kui inimestel on oma mingid meetodid, kuidas sellest lahti saada või teil on endal mingisugune asi, mis defineerib teid juba praegusel ajal, te tahaks sellest lahti saada, võite alla kommentaariumisse kirjutada või siis mulle Instadirekti, kui te ei taha, et avalikult seda teha, siis ma üritan vastata tänase päeva jooksul, mitte tänase päeva jooksul, täna on Liina sünnipäev, vaid selle nädalavahetuse jooksul nii palju kui ma suudan ja pärast seda ma nagu võib-olla, et sellele teemale ei tahaks nii palju rõhku pöörata. Kas kindlasti inimesed hakkavad ütlema, et ega see värvimine kahjustab kasu ju seda peanahka no, aga vähemalt ma tahan pooler välja näha ka, kui ma nagu niisugune näen välja. Sorry, ma tean, ma ütlesin teile, ma olen 28, aga siiamaani loll. Kohe varsti 30, äkki siis asi muutub, aga sellegi poolest. Drooniga nii palju, et mul on veel õnneks nädal aega lennata. Nii et kui hästi läheb, järgmisel nädalal võib-olla lähme, loodame. Aga ma ei tea, ma ei hakka luba midagi. Ma tahan kõigepealt, üks asi veel. Stop, ära siis nüüd. Kui on kedagi, kes on mingi disainer või asi, kes tahab kuidagi moodi natukene aidata minu selle kanali brändingule kaasa, olete võib-olla täheldanud, et pealehel siin kanalil on lihtsalt must pilt. Ja nüüd täna viimast korda ma kasutasin seda introt. Marti Hallikuse sinine nägu lakkab olemast, sest et näete, pikijuksed enam pole sinise taustaga, see asi jääb, lakkab olemast ja aeg on tõesti kasvada suureks, lasta lahti defineerivatest asjadest, mis võib-olla ei peaks sind elus defineerima. Ja me näemegi varsti kohe õige pea, kindlasti Marti Plussina kanalil, Liina kanalil tuleb ka täna võib-olla uus video. No, me üritame teile järgemööda toota nii palju contenti, kui me suudame ja olla läbipaistvad. Auf Wiedersehen, tschüss, bye! Wow. See on nii teine ikka, ma panen siia äärde ka, on ju? Ja. Oh, what?